Tervist, sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Kui sa vaatad seda kanalit esimest korda, siis sellel kanalil käsitleme me piibli tõdesid ja printsiipe ja kuidas rakendada neid meie igapäevaellu. Kui sa oled seda kanalit juba pikka aega vaadanud, siis ma tänan sind pikaajalise kaasas olemise eest. Ja ma tänan kanali kõigi uute tellijate eest, kui sul on mahti anna teada, kust kohast sa vaatad ja tagasisidet, mis sind on puudutanud, ma oleks väga tänulik. Nüüd tänases episoodis ma tahan rääkida sellest, kuidas hoida alal oma vaimulikku temperatuuri. Apostel Paulus mitmes kohas ja kaasa arvatud roomlastele kirjas 12. peatükis 13. salmis ütleb niimoodi, et olge viitsimatud hoolsuses, olge tulised vaimus, teenige Issandat. Paulus poleks seda nõnda adresseerinud, kui me ei saaks oma tulisust kaotada ja meie vaimulik temperatuur ei saaks kunagi alla minna. Tavaliselt ennem kui elu hakkab alla minema, läheb kõigepealt alla meie vaimulik temperatuur. Oma viimases jutluses pühapäeval ma käsitlesin ka muude asjade seas ja viitasin teatud lõksudele, mida hinge vaenlane saatan kasutab, et nende abil kinni püüda ka kristlasi. Ja mida teha, et hoida alal oma vaimulikku temperatuuri ehk pühitsuselu, on see, milles see jutlus oli. Ma lugesin üks päev alles hiljuti Luuke evangeeliumis seda kohta, kus esimeses peatükis ingel ütleb Maarjale, kinnitades teda, et sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Halleluuja. Ma mõtlesin selle peale, see on üks hea asi, mida pomiseda iseendale päev läbi. Ükskõik, mis olukorraga sa silmitsi seisad, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ja mis iganes asjaga sa silmitsi seisad, see on ikka see üks asi. See läheb selle ühe asja kategooria alla. Ja Jumalal ei ole ükski asi, ühestki asjast võimatu. Halleluuja. Ja ma usun, et kui me neid asju välja ütleme, siis mitte ainult see tugevda meie endi usku, aga see töötab, üks vaimulik töö hakkab pihta selle olukorra juures meie enda usutunnistuse kaudu. Amen. Sõnadel on vägi ja see, mida sina ütled, on tähtis. Ma tahan täna lugeda, sõbrad, Heebrea kirjast teile ja kui sul on piibel kaasas, sa võid selle avada Heebrea kirjast 3. peatükist. Ja ma loen siit salmist 12 ja edasi. Kiri Heebrea lastele. Mõni arvab, et see on Pauluse kirjutanud, meil täpselt ei öelda, aga ega väga palju selliseid tippspetsialiste ei olnud, kes oleks võinud käsitleda seda, mida see kiri käsitleb sellisel viisil, nagu ilmselt Paulus seda oskas, nii et tõenäosus on suur, et Paulus oli see kirja kirjutaja. 3. peatükis 12. salmis öeldakse meile niimoodi, et katsuge, vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri uskumatu süda. Pane tähele, kellele ta räägib seda siin, öeldes vennad, kristlased, koguduse liikmed, katsuge, et kellelgi teie seast ei oleks kuri uskumatu süda, mis loobub elavast Jumalast. Loobuda elavast Jumalast. See juhtu küll üle öö, need asjad, jahenemine on alati pikka aega, eks ole, me täna juba kuulsime vend Arne käest. Ja ta ütleb siin vaid, manitsege, uustalge ütleb ilmselt julgustage, õhutage üksteist, kinnitage üksteist, julgustage üksteist iga päev. Amen. Kui tihti sa vajad elus julgustust? Vastus on iga päev. Amen. Ma küsin veel üks kord, vasta nüüd korrektselt. Kui tihti sa vajad elus julgustust? Iga päev. Tõsi, absoluutselt iga päev. Kuigi mõned päevad sa arvad, et sa võid hakkama saada mingi vana rasvaga, aga nagu me oleme juba maininud, see degradeerumine või allakäik
toimub samuti aeglaselt ja sellepärast peab igat päeva kasutama, et panustada edenemisele, kasvamisele Jumalas. Iga päev, nii kaua, kui veel öeldakse täna, nii et see kehtib jällegi iga päeva kohta, on täna, et ükski teie seast ei paaduks. Pane tähele, ta räägib siin kogudusele, ta räägib siin Jumala rahvale, ta ei räägi siin maailmale. See oleks arusaadav, see oleks selge, kui see oleks sõnum maailmale. Ta räägib siin meile, kogudusele, et keegi teie seast ei paaduks patupettusest, sest me oleme saanud Kristuse osaliseks, kui me vaid otsani kindlana, pane tähele, otsani kindlana hoiame oma esimese usulootuse. Nii et sellepärast nimetatakse seda usuvõitluseks, sest võitlus vaimses maailmas käib selle vastu, et sa kaotaksid oma usulootuse. Paljud on kaotanud. Me teame inimesi, kes alustasid meiega või mingil ajal ja võib-olla ei ole täna enam meiega, kaotasid oma usulootuse. Kui öeldakse täna, kui te kuulete tema häält, ma loodan, et Jumal kõnetab meid, ärge paadutage oma südameid. Kuidas me seda teeme? Me ütleme, see käib kellegi teise kohta, see ei puuduta mind või kui see puudutab mind, ma ei taha sellega tegeleda, ma matan selle kuskile, varjan selle ära, nõnda nagu sündis nurina ajal. Kes siis olid need kuuljad, kes hakkasid nurisema? Kas need ei olnud kõik, kes olid väljunud Egiptusest Moosese juhatusel? Ma lõpetan praegu siin selle lugemise ja loen ka ühe kirjakoha, ühe salmi roomlastele kirjast roomlastele 12. peatükist. Ja siin siis Paulus, kes selle kirja on kirjutanud, ütleb 11. salmis sellised sõnad. Ärge olge viitsimatud hoolsuses, teiste sõnadega olge hoolsad. Olge tulised vaimus. Tuline räägib kõrgest temperatuurist, kas pole nii? Ja teenige issandat. Amen. Võid sa öelda amen? Üks asjadest, mille üle ma olen kaua mõelnud, et mis on Jumala poolne osa selles suures mängus, kus me kõik oleme. Ma kutsun selle mänguks, aga tegelikult see on tõsine, mitte mäng. Tema, kes kõike teab, kõike näeb ette, kõik võimas, keegi meist pole võrdne temale. Mis on see tema osa selles? Mis on see tema soov? Mis on see tema vajadus selle sees? Ja parim, mis ma olen osanud mõelda, on see, et Jumalal on üks soov. Ja see soov näib mulle, on soov ennast ilmutada. Jumal tahab ilmutada ennast oma loodule. Amen. Ta tahab näidata, milline tema on. Ja kuigi Jumal on täiesti sõltumatu oma loodust, Jumal ei vaja sind ja mind selleks, et elada. Sina ja mina, aga vajame teda hädasti. Iga hingeõhk, iga hinge tõmme on tema käest, iga kord, kui su süda lööb, see oli tema arm. See oli tema arm. Amen. Jeesus ütles, et isal on elu iseeneses, pidades silmas, et Jumal ei vaja mitte kedagi, mitte midagi selleks, et eksisteerida, selleks, et olla. Isal on elu iseeneses. Kõik ülejäänud, me vajame teda. Amen. Kõik loodu vajab teda. Piibel ütleb, et kogu universum on koos hoitud tema väesõna läbi, Heebri 1 ja 3, eks ole. Nii et kõik see on tema armu sees, tema sees elame, oleme, liigume meie, nagu ka apostlite tegudes on öeldud. Ja üks asjadest, mida ka ilmselgelt Jumal tahtis ilmutada. Ta on ilmutanud muidugi meile
oma armastust, ta on ilmutanud oma tarkust, ta on ilmutanud oma kannatlikkust, pikka meelt, et ta on ka kohtumõistja ja nii edasi, aga samuti, et Jumal on püha Jumal. Kuidas Aadam teadis, et Jumal on püha Jumal, olles seal Eedenaias? No me võime nii öelda, et ega ta ennem ei teadnudki, kuni patt ilmus tema ellu. Ja siis ühtäkki ta tajus, et selle patuga, patuseena, ta ei saa enam niimoodi astuda Jumala lähedalolusse, nii nagu ta vanasti astus. Piibel ütleb selgelt, et ta kuulis Jehova Jumala häält Eedenaias ja peitis ennast. Selle asemel, et astuda tema ligiollu, nüüd ta peitis ennast sellest lähedusest. Mispärast? Sest Jumala pühadus ja inimese patusus, et ei saa lihtsalt niimoodi kokku hüpata. Patt ei saa läheneda Jumalale, see lihtsalt on nõnda. Ja see on ilmselgelt, mida ka Aadam tundis, et ta ei saa marssida lihtsalt Jumala ligiollu. Nüüd, mis on patt? Patt on märgist mööda laskmine, on niisugune kreekakeelne võrdpilt sellest sõnast, mida see sõna ise tähendab kreeka keeles, kui sa lased tollel siis nooltega näiteks märki ja lased sellest märgist mööda, see on siis seina sees on nool, mitte märgis, siis see oli patt, see on möödapanek, möödaminek, mööda libisemine, mis tähendab seda, et enam-vähem ju suund on õige ja võib-olla isegi samas seinas, kus on märklaud, on see nool nüüd, aga see ei ole päris see, see ei ole päris see. Nii et see on mööda laskma ja iga asi, mille vastu Jumal on, ilmselgelt ongi, mida me teeme, kui me seda teeme, on patt. Iga asi, mille vastu Jumal on. Ja hea uudis on see, et Jeesus tuli meid vabastama patu võimusest. Võid sa öelda halleluuja. Amen. Aga ometi, kuigi Jeesus on meid juba vabastanud patu võimusest, kui me täna pattu teeme, siis see ikka jätkuvalt hävitab meie elusid, meie suhteid, meie tervist, meie reputatsiooni, meie tulevikku. Amen. Me elame täna armu all. Tänu Jumalale selle eest. Me ei ole enam Moosese käsu all. Me ei saa käsu kaudu õigeks. Aga see ei tähenda seda, et kui ma armu all pattus elamist praktiseerin, et patt ei tooks hävitust minu ellu. On see nii? Mu emal kunagi oli üks sõbranna ja kui ma olin väike poiss, käisime tal külas ja sõbranna nimi oli minu mäletamist mööda Tiina. Ja Tiinal oli poeg, kellel üks käsi oli niimoodi vigastada saanud. Ja mis oli juhtunud, oli see, et oli selle käe pistnud vooluvõrku ja ilmselt kas siis lambipessa, kus lamp oli katki ja lihtsalt oli see metalli osa. Ja voolul on selline jõud, et see oli lihtsalt revestanud tal need näpud katki ja need olid kasvanud niimoodi valesti kokku. Ühesõnaga, see oli toonud hävitust. See oli toonud hävitust. Amen. Ja ma olen ikka sükest head näidet kasutanud, et kui keegi tuleb mulle külla ja ma ütlen, et siin on täielik vabadus, siin on armastus selles ruumis, siin on andestus, siin ei ole mingit seadust ega käsku ja mul on seal ruumis kõik need pistikupesad niimoodi igal pool ja annan sulle ühe naela kätte, ütled, siin on üks nael, tead, tunne rõõmu. Ja sa lükkad selle naela seal pistikupessa sellesse ossa, kus ühesõnaga see vooluring tekib ja sa selle voolu löögi saad, siis ometi sa saad väga haiget, kui mitte surma. Kuigi, ma ütlen, siin on armastus, me oleme ju kõik juba andeks andnud, nii pattub ikkagi hävitust. Amen. Me ei saa seda eitada ja varjata, et mõlemal juhul ta toob seda. Ja patul on oma tagajärjed. Need tagajärjed on
süütunne, hirm ja peitmine. Ja need on need 3 asja, mida täpselt Aadam tegi Edenaias. Ta tundis süüd, süütunne pani teda ennast, tõi kartuse, ta ütles, ma kuulsin su häält ja ma kartsin. Ja see kartus pani teda ennast varjama. Kui me midagi oma elus püüame oma lähedaste eest varjata, siis see võib olla, et põhjus, miks me püüame seda varjata, on see, et see, mida me teeme, on patt. Muuseas, statistika ütleb, et üle 50% kristlastest möönavad pornograafia sõltuvust. Aga kuidas me sellest ei tea? Sellepärast, et nad varjavad seda. Patt toob süü toob kartuse ja kartus paneb inimest ennast seda asja varjama. Nüüd, mida Aadam siis tundis peale patu tegemist? Keegi tahab mulle öelda? Tundis ennast alasti olevat. Eelmine salm seal eelmise peatüki lõpus just kommenteeribki seda, et Aadam ja Eeva olid mõlemad alasti, ometi ei tundnud häbi selle tõttu. Muuseas, häbi on see, mida sa tunned iseenda kohta. Süütunne on see, mida sa tunned sellepärast, mida sa tegid. Häbi on, mida inimene tunneb iseenda kohta, et ma olengi selline. Ma ei saa hakkama, kõik näevad mind sellisena. Nii et kuidas Aadam seda alastolekut siis tundis, oli just nimelt sellest, mida apostel Paulus hiljem ütleb, et kõik on Jumala, kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ja muuseas, laulude kirjutaja, laul 8 ütleb, et Jumal riietas inimese oma au ja auhiilgusega. Et inimene oli riietatud Edenaias, küll mitte velvetisse või teksasesse või nahka või millegisse muusse, või mis me siin täna kasutame riideks, aga ta oli riietud Jumala auga. Ja nii, et patu tõttu see Jumala au lahkus tema elust. Igal juhul Jumal ilmutas oma pühadust selle inimese patususe taustal. Ja see on huvitav, Rooma kirjas on üks väga unikaalne salm, 3. peatükis 5. salm, mis ütleb, et kui meie ülekohus teeb avalikuks või ilmutab Jumala õigsust, mida me siis teeme. Ja sealt edasi pühaduse mõiste leidis oma koha inimese mõtlemises ja ma olen täiesti kindel, et pühadus või pühaks pidamine on tulnud just nimelt Jumalalt endalt. Näiteks esimene koht, kus sa leiad sellise sõnaühendi nagu püha paik, oli Abraham läks Sekemi püha paika. Seal oli mingi Moore tammeni. Aga miks oli püha paik? Sellepärast, et Jumal oli ennast Abrahamile seal ilmutanud. Öeldes talle, ma annan sulle Kaanani maa. Jumal andis Moosesele käsu, kui ta ilmus Moosesele. Võta kingad jalast, sest maa, millel sa seisad, on püha. Amen. Hiljem Mooses viis kogu Iisraeli rahva, kõrbes sinna paika ja ütles, miks me viime sinna rahva, sellepärast, et pidada Jehova püha. Me teame, et hiljem Moosese seaduse kaudu tuli selline asi nagu hingamispäev, mis oli samuti püha Jumalale. Amen. Nii et järjest rohkem see pühaduse mõiste tuli inimese ellu. Teatud asjad, teatud kohad, teatud päevad, neid pidid pidama pühaks. Näiteks 2. Moosese 19.23 öeldakse, et Iisraeli rahvas saab Jumalale pühaks rahvaks. Siis me loeme juba 2. Moosese raamatus, Jumal räägib pühamust, pühamu. Tegelikult see oli siis püha telk, eks ole, kus oli Jumalale ehitatud see altar ja nii edasi. Ja muidugi hiljem me loeme juba pühakojast. Saalomon ehitas Jumalale pühakoja, kas pole nii? Ja Iisrael täna on tuntud üldjuhul nimega Pühamaa. Ja? Ülo Niinemägi, kui ta alati teeb raadiosaateid, räägib seal pühast maast, eks ole.
viitab Iisraelile ja Jeruusalemma linna kutsutakse pühaks linnaks. Amen. Pühaks linnaks. Need kohad tihti said nagu eriliseks just nimelt ühe jumaliku puudutuse läbi. Jumal oli määranud selle rahvuse selliseks oma rahvuseks, kus tuleb ühel päeval Messias välja. Ja sellepärast oli püha rahvas. Nüüd meie jaoks täna, sõbrad, tähtsam pühadest asjadest ja kohtadest ja aegadest on elada püha elu. See oli hea koht öelda amen. Piibel ütleb niimoodi, et nõudke rahu kõikidega, see on Hebra kiri 12:14, ja pühitsust. Ilma selleta ei saa keegi issandat näha. Rahu kõikidega räägib sellisest horisontaalsest suhetest, eks ole, kus meil tuleb hoida rahu ja ütleb seda, et Jumalale on suhted tähtsad, aga see pühitsus on meie vertikaalne suhe Jumalaga. Kas pole nii? Nii et ütleb, et need on tähtsad Jumala silmis, ilma selleta keegi ei saa issandat näha. Hebra kiri 12 ja 14. Ja mida see pühitsus praktiliselt tähendab? Ma panin mõned mõtted kirja. Esimene, hoida ennast patust. On inimesi, kes on vahest öelnud, et tänapäeva koguduses enam ei räägita üldse patust. Ja see on olnud mõningal juhul tõsi. Võib-olla kõik jutlused on motiveerivad jutlused ja kõlavad nagu kuskil eduseminaaril, eks ole. Aga me räägime patust. Piibel räägib patust ja me räägime patust. Ma usun, me peame nendel teemadel rääkima. Me oleme lõppeks selle ühiskonna kompass ja termomeeter. Amen. Hoida ennast patust. Nüüd paljud teist teavad seda, on vahe selles, kui inimene teeb ühe patu või teine, kui ta elab teadlikult patus. Ja sellepärast Johannese kirjas 3. peatükk 6. salm räägitakse sellest, et kui keegi on Jumalat ära tundnud, siis ta ei tee pattu. Ja siis me mõtleme seda lugedes, huvitav, mina olen küll pattu teinud, kas ma ei olegi siis Jumalat ära tundnud, aga see sõna seal on kasutatud, mis Johannes kasutab, on harrastama, regulaarselt praktiseerima, elama teatud patus. Ma tean, et ma teen valesti, aga ma ei tea, kõik teevad niimoodi, praegu on selline olukord, las siis olla, on nagu on, vahet pole. Ja Johannes ütleb seda, et see on see, mis teeb seda, et me ei ole tegelikult Jumalat siis ära tundnud. Teine asi, distsiplineeri oma liha. On sul liha? Jah, näpist ennast, tee kindlaks, et sul on liha, siis sa tead, et sul on liha, distsiplineeri oma liha. Paulus ütleb, et ma teen oma ihu oma orjaks. Amen. See oli see, et minu lihameelsus dikteerib mulle, kuidas ma elan ja kuidas ma olen, vaid tegelikult mina pean valitsema oma liha üle. Ja distsiplineeri, mida veel? Oma keelt. Kellelgi siin pole probleeme sellega ega ju. Kui sa oled piibellik, Jakobus ütles, me kõik eksime kõnes palju. Nii et ma arvan, me oleme kõik selles paadis. Ja distsiplineeri oma mõtlemist. Tegelikult kõik asjad hakkavad ju sealt peale, kuidas ma mõtlen inimeste osas. Millised hoiakud ma nende suhtes kujundan. Kolmas asi, pühitsus, mis praktiliselt tähendab. Eralda ennast Jumalale. Kas su kalendris on ajad, mis kuuluvad Jumalale? Ma tean, et seal on selle sünnipäev, seal on see reis, seal on need asjad. Aga su kalendris on ajad, mis kuuluvad Jumalale. Ja, ma arvan, meil peaks olema. Meil peaks olema. Regulaarsed ajad Jumalaga. Ma eraldan ennast Jumalale. Amen. Paljud teist teavad seda, et sa ei saa ehitada head abielu, kui sa kunagi oma abikaasaga aega ei veeda. Ja? Võimatu. Sa ei saa ehitada head tugevat suhet Jumalaga, kui sa temaga aega ei veeda. Ja kui sa Jumalaga kõnnid, siis see puudutab sinu elu, see puhastab sinu elu, see kõnetab sinu elu. Neljandaks, et pühitsuselu elada,
ole aus iseendaga ja teistega. Ole aus, kuidas asjad tegelikult on. Järgmiseks, et elada pühitsuselu, käi armastuses. Amen. See on see, mida mulle Jeesus õpetas. Ja viimaks, ja muidugi see ei ole mingi täielik nimekiri siin, aga ela meeleparanduse elu. Ma olin nädal aega tagasi, olin Juurus ühel meestekal ja rääkisin seal ka natukene meeleparandust. Üks vend helistas mulle hiljem, ütles, et mulle väga meeldis see mõte, mis sa ütlesid, et iga päev, kogu aeg tuleb meelt parandada. Ma ütlesin talle, et meeleparandus ei ole midagi, mida sa reserveerid siis, kui sa pühapäeval tuled ja siis tuled ja nüüd teed asja korda või siis enne leivamurdmist öeldakse, et nüüd katsuge oma südamed läbi. Vaid sa teed seda kogu aeg. Pidevalt korrigeerid ennast, pidevalt hoiad oma kurssi. Amen. Oma suhtumisi, jälgid oma sõnu. Ma läksin siin natuke üle piiri, ma rääkisin liiga palju sellest inimesest ja lõpuks rääkisin asju, mida ma ei oleks pidanud üksigi ütlema. See on minu asi neid asju argumenteerida või neid asju lahata siin. Jumal, ma parandan meelt ja nii edasi. Kogu aeg hoiad seda nagu meeleparanduse stabilisaatorit, mis stabiliseerib ja korrigeerib sinu elu õiges suunas. Amen. Su elu saab minna ainult sirget teed otse Jumala eesmärgi suunas, kus ennast pidevalt korrigeerib. Nii et meeleparandus on tähtis. Meeleparandus on tähtis. Üks osa pühitsuselust on tähele panna ja hoiduda lõksudest, mis meie elus on pandud. Lõksudest. Teatud lõksud. Ja ma arvan, et lõks on rohkem kui see, mis ma täna jõuan nimetada. Aga ma tahan tähelepanu pöörata mõningatele lõksudele. Üks nendest on himulõks. Himulõks. Jeesust kiusati kõrbes. Üks nendest kiusatust oli silmahimu ja lihahimu. Nii et me võitleme himudega. Kiusatused tulevad. Üks selline mees nagu doktor Howard Hendricks viis läbi uurimuse, intervjueerides 246 meest, kes olid olnud täisaja teenistuses ehk vaimulikus töös ja ometigi viimase 2 aasta jooksul langenud seksuaalpattu ehk teise naise lõksu. Need olid siis pastorid, evangelistid, mis iganes, perekonnainimesed ja teenistuse inimesed. Ja ta avastas 4 ühist joont 246 inimest intervjueerides. Number 1 oli see, keegi neist ei osalenud aruandmisgrupis. Neil ei olnud ühtegi sükest gruppi või inimest, kellele nad oleksid jaganud, kuidas nende elus tegelikult läheb. Ja see on see, et ma annan kellegile aru, kuidas minu elu läheb. Paljudest arvad, et see on tähtis. See on raske asi teha. Enamus meist ei taha seda teha. Mõnedel meil võib-olla isegi pole selliseid inimesi või me ei ole neid enda ellu otsinudki, aga see on eluliselt tähtis omada seda võimalust rääkida kellegiga, kuidas asjad lähevad, kuidas nad lähevad siin mõttemaailmas, enne kui nad hakkavad aset leidma minu tegude maailmas. Kui nad on tegude maailmas, see võib olla juba liiga hilja. Amen. Teiseks, ta leidis, et keegi neist ei palvetanud ega lugenud piiblit igapäevaselt. Need on vaimulikus teenistuses olnud inimesed. Kolmandaks, 80% neist sattus seksuaalpattu naistega, kes algselt tulid nõustamisele. Nad hakkasid läbi käima vaikselt. Algul nagu töö mõttes, siis sealt edasi, kandsid üle oma tundeid. Need naised leidsid võib-olla, et keegi kuulab neid. Nende mehed võib-olla kodus ei kuulanud. Ja siis nad kandsid oma tunded üle mehele, kes teda kuulas. Ja sealt hakkas mingi säde liikuma ja lõpuks nad jõudsid sinnamaani, kus nad olid nendega seksuaalsuhtes. Kõik 246 olid samuti veendunud, et nendega
midagi seesugust juhtuda ei saa. Ehk teisisõnu, nagu me ikkagi hakkame mingite asjadega pihta, teinekord võtame mingi suure, ma ei tea, väljakutse vastu või tead, keegi ütleb, et see mäetipp on vallutamatu, no mina lähen ja vallutan, kõik on sealt alla kukkunud, minuga see ei juhtu, eks ole. Mina jupu ära, mina ei löö näpu või haamriga näpu pihta, minuga ei juhtu need asjad. Tihti me läheme sellise hoiakuga asjade juurde. Ma mäletan, kui Kreis Saak toodi meile sinna Uulu Meierisse seda maja hakata üles ümber ehitama pensionaadiks ja töömehed ütlesid, poisid, mina ja seal mu mõned sõbrad hulkusime ikka ringi teinekord, poisid, ärge puutuge seda saagi, tead, seal höövel ja saak koos, tead. Ja mida me tahtsime teha? Just nimelt selle höövliga teha mingisugust väikest laeva. Ja siis me saagisime ühe prussist ühe tüki, siis ma hakkasin seda hööveldama ja lasin oma näppudesse höövliga. Õnneks ei lasknud näppe maha. Aga mul oli hunnik haavasid siin ja see keskmine näpp oli niimoodi, et ots oli küljest ära ja ma läksin nõeluma. Ja nõukogude ajal ei pandud tuimestust lihtsalt nõelaga siit küüne juures. Ja ütles, nüüd see on valus. Ilmselt mu ema kuulis kõrvalt toast. Keegi karjus seal. Ja siis ta ütles, ükskord veel. Teist korda, vau. Nii et, kuidas su asi juhtus? Ma arvasin, et see minuga ei juhtu. See oli üks põhjus. Nii et, sõbrad, kui keegi on intervjueerinud 246 inimest ja küsitlenud, miks need asjad juhtusid, see on miinimum tarkus lihtsalt kuulata seda ja öelda, ma panen selle kõrva taha. Ma kuulan seda südamega. Ma võtan seda tõsiselt. Himu suhtes on üks tõsiasi, et alati kasvab see, mida sa toidad. Amen. Mida sa toidad. Hiiob ütles, ma olen teinud lepingu oma silmadega, peagi 31 ja 1 salm, et ma ei teeks pattu, ma teen lepingu oma silmadega, mida ma luban ennast vaadata. Ülimalt tähtis, ülimalt tähtis. 2 talumeest said kokku ja siis ühe nimi oli Willi ja teise nimi oli Ray. Ja Willi ütles Rayle, et tema karja peapull, kes oli see kõige viljakam pull, enam äkitselt ei taha, on impotentseks jäänud. Ja siis Willi ütles, aga siis me tellisime selle veterinaari, kes tuli ja andis talle väga spetsiaalset rohtu ja ütles, et nüüd näib, et kõik töötab väga hästi. Ja mõned nädalad hiljem Ray nägi uuesti Willit mingis teises kohas poes ja ütles, et kuule tead, nüüd on lugu sükke, et minu pull on ka ei paarituna. Et mis ravimi nimi oli, mis su see veterinaar su pullile andis? Ja Willi ütles, et ega ma seda nime ei mäleta, aga tead, see maitses nagu šokolaad. Nii et kui sa midagi toidad, see hakkab kasvama. Usu mind. Mida iganes sa toidad, kasvab. Üks teine lõks meie elus on rahalõks. Rahalõks. Me kõik vajame jumalikku varustust. Me usume, et Jumal on üleloomulik varustaja. Aga ma usun, et Jumal on väga teadlik selles, kuidas raha võib meile mõjuda. Muuseas, raha muidugi iseenesest ei ole see probleem, nagu Erki jagas. See rahaahnus, raha võimendab seda, mis sa juba oled, eks ole. Ometi paljud inimesed ei tule toime rahaga. Ananias ja Safira olid ühel koosolekul, kus nad olid otsustanud, et nad toetavad koguduse käima minemist sellega, et nad müüvad oma varad maha. Nad ütlesid, jaa, püha vaim on rääkinud, me usume, et see on Jumala kõnetus meile, me tuleme selle kaasa, aga hiljem, kui nad ära müüsid asja ja nägid seda suurt raha oma käes, tundsid nad, et kõike seda ei taha kogudusse viia ja panid osa kõrvale ja maksid lõpuks oma eluga mõlemad selle eest, puudutades raha, mis kuulus Jumalale. Apostlite 5 ja 7 kuni 11 on selles kirjas. Muuseas, kurat läks uhkeks. Tead, mis pärast? Kaubitsemise tõttu. Ilmselgelt siis ta vara kasvas ja ta hakkas ennast pidama paremaks teistest, kui nad oli suutnud nii palju saavutada. Ja Henry Fielding on ütlenud niimoodi,
kui sa teed raha oma jumalaks, orjastab see sind nagu kurat. Kui sa teed raha oma jumalaks, orjastab see sind nagu kurat. Ja muuseas, mitmed pastorid ka Ameerikas, erinevates piirkondades üle maailma, kus nad on saanud väga edukaks, väga palju rahalisi ressursse, nad on voolama nende ellu, mitmed on saanud miljonärideks, multimiljonärideks, kirjutanud edukaid raamatuid, müünud neid suurtelt, nagu näiteks Ameerika kristlik turg, eks ole, saanud väga-väga jõukaks ja raha on saanud nende jumalaks ja nad on langenud raha tõttu. Ja teinekord selle tõttu ka reputatsioon hakkab asendama seda iseloomu ja kuulsus asendab võidmise, sest kui sa kõnnid sellisel viisil rahaorjuses ja pattvalitsuse elule, see võidmine enam võib-olla isegi niimoodi ei voola, aga kuna kõik inimesed austavad sind sellisel viisil ja su reputatsioon käib sinu ees, siis ikka kõik plaksutavad ja hõiskavad, kui selline inimene lavale tuleb, kui aga tegelikult on juba langenud lõksu. Paljud jumalasulased on kirjutanud raamatuid pärast seda, kui nad on pikalt vanglas istunud, sattudes vanglasse raha valesti kasutamise pärast. Me räägime siin nagu jumala raha kasutamisest, eks ole. Nii et raha on ohtlik lõks. Amen. See tuleb panna kõrva taha ja mitte lihtsalt raha ise ei ole see probleem, aga see, mida raha nagu põhjustab meis. Sa pead olema ettevaatlik, teinekord sa ei märka seda ise. Nagu siin hästi juba täna öeldi, et kui kõik koguduse liikmed saaksid miljonäriks esmaspäeval, siis pühapäeval neid võib-olla ei oleks enam koguduses, sest sa ostsid omale kaatri, sa läksid selle nüüd sõitma, keegi teine ostis mingi muu asja, keegi läks kuskil ruttu sellele reisule ja mis iganes. Ma arvan, Jumal on olnud halastav paljude meie suhtes, et meil on täna nii, nagu on. Amen. Me võib-olla igavikust ütleb, tead, ma näitan sulle seda alternatiivversiooni, mis oleks juhtunud. Ja sa ütled, tead, muidugi finantsiliselt oleks olnud parem, aga ma olen tänulik, et mu hing sai päästetud ja ma olen täna taevas. Amen. Üks teine lõks, mida me võime kristlastena samuti kogeda ja mäletad, alguses me lugesime, et vennad, et keegi teist ei oleks kuri süda, eks ole, see on vendadele, see on kogudusele kirjutatud, on võimu lõks, võim. Hämmastav, kuidas inimestel läheb korda võim. Ja see igal pool ühiskonnas näha, kas pole nii. Juba väiksed lapsed kodus, vend ja õde, vend ja vend võitlevad võimuvõitlust. Ja. Poliitikamaailmas, kus see võimuvõitlus käib, me ei hakka sellest isegi üldse kommenteerima. Võimuvõitlus, võim võib inimestele pähe lüüa. Muuseas, Saalomon langes sinna, olles niivõrd edukas ja niivõrd imetletud kuningas. Teised tulid ümberkaudsetest maadest teda imetlema seal. Ja lõpuks see lõi talle kuplisse. Põmm! Ja kui niimoodi kaua midagi heliseb, siis ütleb seda, et siin ei ole enam nii täis, see on tühi kuidagi. Ja no, see oli rumal pea, mis ajas omal ajal olnud Saalomoni sellesse paika, eks ole. Muuseas, Saalomonil oli 700 ametlikku naist ja 300 liignaist. Suur uhkus kuningale, suur au ja uhkus kuningale. Muuseas, veel kes langes võimukütkesse, oli Nebukadnetsar, kes pidas ennast nii kõvaks meheks, lasi isegi kuju püstitada. Ja hiljem, mida ta tegi? Sõi rohtu, sõi heina. Jumal näitas talle, et kuidas asjad tegelikult siin maailmas käivad. Üks teine grupp, kes olid väga võimuahned, olid näiteks variserid. Ja kui nad nägid, et Jeesuse teenistus kasvas, siis nad tajusid, et Jeesus nagu võtab nende mõjuvõimu ära rahva üle ja nad hakkasid taga kiusama Jeesust, nii et võim läks korda neile samamoodi. Ja üldjuhul see lõks püüab inimesi, see peibutis on tavaliselt uhkus. Uhkus, see märkamatu jõud või pimestav jõud meis uhkuse abil. Piiblis on näiteid nagu näiteks Joosep, kes sai impeeriumi üheks võimsamaks meheks.
aga võim ei löönud talle pähe. Me kõik võime seda lugeda. Ja samal ajal näiteks Salomoni poeg Rehabeam, temale lõi võim väga pähe. Ta konsulteeris seal mingite noorte nõustajatega, survestas rahvast veel enam ja põhjustas terve riigi kaheks minemise, mis oli probleem kogu sellele piirkonnale. Nüüd, selleks, et vältida lõkse, me ei tohi kaotada valvsust ja distsipliini. Amen. Me ei tohi kaotada valvsust. Ja üks asjadest, mida ka Jeesus ise ütles, et valvake. Ma olin kunagi valvur suusavabrikus seal. Mis seal eriti valvata oli? Keegi seal ei tulnud öösel suuski ära varastama, aga ma seal ikka lugesin piiblit ja siis õppisin ingliskeelseid sõnu ja siis öösel viskasin pikali ka ja püüdsin seal natuke magada. Aga tegelikult valvur peab valvama. See on võimalik, et just nimelt sel hetkel, kui sa seal voodi või selle toolide peal niimoodi keras oled, mul oli seal niisugused toolid, õnneks kui see lameda minna, aga panin neid mitu tükki kokku ja viskasin sinna siis pikali. Keegi võib tulla ja varastada ja piibel ütleb, et varas ei tule muu pärast, kui varastama, tapma ja hävitama, eks ole. Ja varas alati ootab seda hetke, kui on see õige võimalus. Nii et me ei tohi kaotada valvsust ja distsipliini. Oli üks Briti parlamendi liige, kes rändas 1800 aastate lõpupoole Šotimaale loengut andma. Ja siis ühel niisuguse maatee peal sõites seal tema vanker jäi mudasse kinni. Ja enne kui ta jõudis seal palju selle probleemiga veel tegelema hakata, äkitselt ilmus üks noor poiss, ei tea kust. Tal oli veohobused seal kaasas, rakendas neid sinna vankri ette ja väga lühikese ajaga tõmbas selle vankri sealt mudast välja. Ja siis see poliitik oli väga tänulik ja ütles, et mida ma saan sinu heaks teha. Ja noormees ütles, et ei, pole vaja midagi, see oli suur privileeg sind aidata ja olla sulle abiks. Ja siis see poliitik küsis, et aga ütle mulle, noor mees, kelleks sa tahad saada, kui sa ühel päeval suureks saad? Ja siis noor mees ütles, ma tahaks saada arstiks. Aga ma ei ole kindel, kas meie perel ei ole piisavalt raha, et mind koolitada, nii et ma ei tea, kas minust iial arst saab. Ja selle peale see parlamendi liige ütles niimoodi, et tead, ma aitan sul saada arstiks. Ja nõnda nad läksid siis lahku. Hiljem see mees pidas oma tõotust ja koolitas seda noor mees siis arstiks. Nüüd keri seda lugu edasi pool sajandit, 50 aastat. Üks teine Inglismaa riigitegelane on ohtlikult haigestunud kopsupõletikku ja on suremas. Ja tema nimi on Winston Churchill, kes ühe sõjaaja konverentsil jäi haigeks. Aga Inglismaa hädasti vajas tema juhtimisse, sest Hitler ihaldas Inglismaad vallutada, eks ole. Ja Churchill sai imepäraselt terveks, kui tema arst süstis temale ravimit nimega penitsiliin. Penitsiliin oli just hiljuti avastatud ühe helgepealise meditsiinidoktori poolt, kelle nimi oli Alexander Fleming. Ja Alexander Fleming oli see noor mees, kes oli sealt mudast välja aidanud Winston Churchilli isa, Sir Randolph Churchilli. Nii et Randolph Churchill nägi selles talupoisis potentsiaali ja panustas tema harimisse ja pool sajandit hiljem tema enda poeg sai päästetud, tema elu sai päästetud selle hea teo läbi. Ja muidugi hiljem Churchill väga palju panustas sellesse, et Inglismaa sai säästetud
Hitleri Saksamaast. Churchill tegi väga palju tarku otsuseid, on läinud ajalukku üks väga-väga suur riigi tegelane. Fleming, keegi teda ei tundnud, aga ta töötas tagaplaanil seal hobustega oma isa farmis Šotimaal. Ja huvitav, sarnaselt ka Taavetit ei tundnud keegi, kui Samuel tuli teda võidma kuningaks. Ja Samuel nägi ka selles noores mehes Taavetis midagi, mida teised ei näinud, ta nägi temas potentsiaali. Ma tahan lõpetada täna, rääkides mõned mõtted Taavetist. Taavetil oli kiire edulugu. Taavet läks nagu raketina, nagu Elon Muski raketti, oma edulooga taevasse. Ja? Niipea, kui selle võidmine oli juhtunud, üsna peatselt Saul kuuleb temast ja siis Taavet tuuakse sinna kuningas Sauli teenistusse, nii et karjapoisist paleesse, kuninga enda teenistusse, mitte lihtsalt, et sa oled kuninga kojas kuskil teenid, selle kuningat kunagi ei näe. Sa oled kuninga enda teenistuses, see juba on edulugu, kas pole nii. Ja hiljem Taavet saab seal sõjariistade kandjaks ja tähtsaks nagu ohvitseriks, igal pool, kus ta läheb, kogu aeg on edu, kogu aeg seal toob neid vilistide eesnahkasid ja korraldab selle. Töö on puhas ja korralik. Okay. Igal pool on võidud, kus ta iganes läks, lausa sükke kohta, kus ta iganes pöördus, seal muudkui ka asjad läksid. Esimesed 10 peatükki Samueli raamatus on Taavetil, tema käes ei saa midagi nagu pahasti minna. Kõik läheb korda. Iga asi, mille mees kätte võtab, jälle läheb korda. Iga asi, mis ta võtab kätte, jälle läheb korda. No õige briljantne vend, supermees, andekas mees, vägev mees, mida sa ütled. Aga siis tuleb 11. peatükk. Milleks peab tulema 11. peatükk? Ja mis on 11. peatükis esimene Samueli raamatus? Alapealkiri on Taavet ja Batseba. Külmigi tuleb kohe üle selja mõnel, kui ta kuuleb seda lugu. Taavet ja Batseba. Teame, et Taavet siin teeb ühe väga suure prohmaka. Muuseas, ennem seda, kui Taavet kuningaks saab ja siin ta on juba kuningaas. Ennem seda, kui Taavet kuningaks saab, tal on juba 6 naist. Ja hiljem ta võtab 2 veel juurde. Mõned piibliuurijad, teoloogid arvavad, et Taavetel oli mitte ainult 8 naist, vaid oli 12 naist. Sest on kirjakohad, mis annavad sellise mulje, et tal oli neid palju rohkem. Ja lisaks, hiljem, kui ta oli kuningas, oli tal veel 10 liignaist. Ja liignaine tähendas seda, et sul oli nii-öelda tasuta seks. Sul ei olnud vaja, need ei olnud nagu ametlikud abielulised naised, nad ei olnud lepingus nende naistega. See oli lihtsalt, et mille iganes sa tahtsid, ütlesid, tule siia ja see on mitte ainult Taaveti probleem, aga meeste probleem siiamaani maailmas täna. Tihti mehed tahavad armastust, aga mitte pühendumist. Sellepärast mees läheb võtta prostituudi, sest ta saab seksi, aga ta peab pühenduma. Või pornograafia on seks, elamus, aga mitte pühendumine. Ja? See oli, liignaised olid nagu hea. Muuseas, võtta sealt ja Taavetil oli neid lausa 10 tükki. Nii et siis tuli 11. peatükk, nagu me ütlesime, ja Taavet rikub abielu Batsebaga. Nüüd see on huvitav. 1000 aastat hiljem. See on niisugune prohmakas, et see, ma ütlen, 1000 aastat hiljem Matteus kirjutab Jeesuse esiisade nimesid. Ja seal on sees Taavetile sündis Uuria naisest Saalomon. Me kõik teame, et Taavet ju lõppeks abiellus selle naisega, aga Jumala silmis ei olnud see kunagi õige asi. See oli küll probleem, mis kinni kaeti ja seal tulid tagajärjed ja me
teame sellest asjast, aga 1000 aastat hiljem Jumal ikka läbi Matteuse ütleb, et uurija naisest. Mõtle selle peale. Enne seda olid Taavetil kõik hästi läinud, nüüd on äkki abielu rikkumine, see asi kasvab üle mõrvaks, ta peab selle uurija tapma, sest uurija ei taha kaasa mängida selles halvas mängus. Õnneks Taavet parandab meelt, aga me teame seda, et patul on siiski tagajärjed, me rääkisime täna sellest. Ja enne seda sündmust Taaveti elus oli peamiselt võidud. Pärast seda sündmust tal on üldiselt peamiselt tragöödiad. Ja ma uurisin spetsiaalselt veel seda kõiki tema neid sündmusi vaadates nende peale. Küll üks jama siin ühe lapsega, teise lapsega, siis üks laps tema vägistab oma õe ära ja siis see tapab selle ära, kes teda vägistas, teine vend selle, üks igavene kammaia käib. Nii et Taavet võitles nende asjadega. Nüüd muuseas, sõbrad, me ütleme, et jah, et tol ajal ju, võetigi palju naisi ja nagu me ütlesime, Salomon oli omajagu rohkem. Mooses oli 400 aastat varem, nii et see on, et ta ei teadnud, kirjutanud kuningate kohta 5. Moosese raamatus 17. peatükis ja salm 17 seadus kuningate kohta, kuigi veel kuningaid polnud. Ja üks asjadest kirjas seal salmis 17 oli, ja tema kuningas ärgu võtku enesele palju naisi. Ja miks? Et ta ei taganeks usust. Sa võid seda ise lugeda täpsemalt. Taavet teab seda, ometi ta järgib oma himusid, eitab Jumala deklaratsiooni, on sõnakuulmatu selle vastu. Nüüd inglise keeles on selline ütlus, et ole kindel, et su patt leiab sind üles või paljastab sind. Ja sõbrad, üks tähtis asi meelde jätta on see, et kõik korda saatmise patud hakkavad pihta tegemata jätmise pattudest. See, et inimene langeb ja teeb midagi, mis on vale, tähendab seda, et ennem seda jättis tegemata mingid asjad, mis olid õiged, mis teda tugevaks tegid, mis teda Jumalas rajasid. Et nüüd, kus ta on nõrgaks jäänud, langeb ta nende asjade sisse. Ja muuseas, Taavet, kui ta alustas, ta kõndis koos Jumalaga, seda öeldakse tema kohta, et ta oli nägus mees, ta oli vägev sõjamees, vapper kangelane ja siis öeldakse, ja Jehova oli temaga. Ehk selles mõttes Taavet kõndis Jumalaga. Ja Taavet küsib nõu Jumala käest paljudel kordadel, kui ta sealt Sauli eest põgeneb. Jumal kõnetab teda mitmel viisil, sa võid leida seda 1. Saamuli 23.2, 23.4, 1. Saamuli 38, 2. Saamuli 2.2, 5.23. Taavet küsib nõu, ta räägib Jumalaga, tal on suhtlemine Jumalaga ja siis sa leiad seda, enne kui tuleb peatükk 11, on juba mõnda aega, kus Taavet käib küll sõjas, aga enam Jumalaga eelnevalt ei konsulteeri. Sest ta on enesekindel, ta on tegija, ta on tugev, ta teab, mida ta teeb oma arust. Tegelikult on ta juba iseloom murenenud. Ta on juba libisemas, et ei saa aru, et ta on libisemises. Taavet laskis ennast lõdvaks. Ja Taavet oli hakanud tegema kompromisse. Ja üks kompromiss, mida ta tegi, oli seesama naiste valdkonnas. Muuseas, oma elu lõpus, sa võid seda lugeda juba siis kuningate raamatus, oma elu lõpus, kui Taaveti, seal selline alapeategi, Taaveti vanadusnõrkus. Taavet oli üsna ädine, nõrk, tead, vereringe ei käi nii hästi, oli selline kehasoojus oli all ja siis mingid mehed tulid ja ütlesid, teate, kuningas, otsigu nüüd kuningale üks ilus noor neitsi. Ja las tema istub kuningas süles, soojendab meie kuningat. Ja Taavet muidugi kohe silmad läksid särama ja niimoodi
kehatemperatuur tõusis juba enne, kui see plika välja ilmus. Ja, tooge. Ja siis nad tõid. Nüüd õnneks Taavet ei astu temaga sugulisse läbikäimisse, seda meile öeldakse, et Taavet kuningas hoidus temast. Aga see tendents jälle. Sul on 10 liignaist, sul on 8 päris naist. Miks üks neist ei või tulla sind soendama? Võta 2 tükki, kui sa siis väga vajad. Kuigi ma ei tea, kas nad 8 oleks väga meelsest olnud. Aga vaja jälle leida keegi nooruke. Ja sa näed seda kompromissi nagu vaimu, kes pole nii. Kompromissi vaimu. Max Lucado, see üks kirjanik on ütelnud niimoodi, et kompromiss külmutab hinge. Teeb meie hinge külmaks. Veel kord, kompromiss teeb meie hinge külmaks. Muuseas, sõbrad, kui inimese kehatemperatuur, ja ma tean, et see võib-olla on jahe istujate jaoks, aga su temperatuur ei ole kindlasti nii madalaks kukkunud nagu siin, kui see on 35–36 kraadit Celsiust, selle kohta öeldakse see alapalavik, siis tavaliselt inimesel tekib lihaste jäikus, värinad ja jahetunne. Nii et sa oled, inglise keeles võib öelda, sa oled cool. Okay. Kui sul on 32–35 kraadit Celsius, 32–35, siis on sümptomiteks vaimne segadus, koordinatsiooni kaotus. Nüüd tõlgi seda vaimulikku temperatuuri, eks ole. Olge tulised vaimus. Kompromiss jahutab meie vaimu, külmutab, paneb meid tarduma. Ja mis hakkavad juhtuma? Sa oled vaimses segaduses, su koordinatsioon kaob ära. 28–32 kraadi, mõtle 28 kraadi lihtsalt inimene temperatuur. Seal öeldakse ohtlik seisund, teadvuse kaotus, südame tegevuse aeglustumine. Kõik su vaimulikus elus hakkab aeglustuma, asjad lähevad kinni. Alla 28 kraadi Celsiust, inimese kehatemperatuur, üldjuhul südame seiskumine, surm. Vaimulikult on sama protsess, kes pole nii. Algul oled kuum, siis natuke jahened. Algul tundub ju, et kõik on okei, aga ühel hetkel on see muutunud külmaks. Ja sõbrad, minu küsimus sulle ja mulle ja meile täna siin on, et milline on sinu vaimulik temperatuur täna? Milline on sinu vaimulik temperatuur täna? Ja ma lõpetan lugedes veel korra selle Hebrea kirja lõigu, mida ma lugesin ennist. Ja ma loen ka ühe lõigu Peetruse kirjast ja siis me lõpetame tänaseks. 3. peatükk 12. salm, katsuge vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri, uskumatu süda. Huvitav, räägib seda kogudusele. Räägiks ta seda variseridele, räägiks ta seda maailma inimestele. Mul ei oleks mingit probleemi sellega, ütlen, jaa, neil on kõigil kuri süda. Tead. Aga rääkides seda Jumala rahvale, ja mis ütleb niimoodi edasi, kuri süda, mis loobub elavast Jumalast. Taavet algul küsis nõu Jumala käest, suhtles Jumalaga, aga ühel hetkel enam ei küsi. Mul läheb hästi. Ma tean, kuidas asju teha. Ma tean, kuidas asjad toimivad. Ja muuseas, kuidas see Patsebaga pattu langemine toimub, see piibli kirjeldus on päris huvitav. See hakkab pihta nõnda. Ühel õhtul, kui kuningas tõusis oma voodist. ja, päev otsa seal lebotad voodis. Ja piibel ütleb tegelikult päris täpselt veel, algus on nõnda. Ja kuningate sõttamine kojal. Taavet jäi koju ja saatis Joabi. See on tegelikult kuningate aeg minna sõtta. Kuningas peaks olema oma armeega koos, aga Taavet võtab lõdvalt. Asjad lähevad hästi, asjad lihtsalt toimivad, asi lihtsalt rullub, mu elu läheb hästi. Ma 2 aastat tagasi käisin koguduses, tead, elan sellest jutlusest, see oli nii ja jutlus tol ajal.
ja 2 nädalat tagasi palvetasin viimati. Ma elan sellest. Ja siis ta nägi seal õhtul tõuseb üles, eks ole, pea on alles natuke huimane, vererõhk natuke madal, just tõusis püsti ja näeb seal ühte ilusat naist, Batseba, eks ole. Ja me teame, mis sealt edasi kõik juhtuma hakkab. Nii et milline on meie temperatuur? Katsuge, vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri uskumatu süda, mis loobub elavast Jumalast. Mitte kohe ei loobu, aga tasapisi loobub, kas pole nii. Vaid, see on see võti, sõbrad, see, mis me täna teeme siin, manitsege, julgustage üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et ükski teie seast ei paaduks patu pettusest, sest me oleme saanud Kristuse osalisiks, kui me vaid otsani. Mäletad, eelmine kord ma kõnelesin sellest, et võti hästi lõpetamiseks. Paljud alustavad hästi. Paljud. Ma panin alles hiljuti kirja omale ühte kaustikusse kõik need nimed, kes olid koguduses sellel ajal, vähemalt keda ma mäletasin, kellega koos ma alustasin usuteekonda. Ma pean kurvastusega ütlema, paljud enam ei ole usuteel. Nad alustasid hästi. Nad olid samad, kes olid minu eeskujud. Nad teadsid kirjakohti, nad istusid minu kõrval, nad ülistasid Jumalat, nad rääkisid võõrastes keeltes. Käisid evangeliseerimas tänavatel. Tegid kõike seda. Täna nad ei ole enam areenil, nad ei ole enam võidujooksus. Nende temperatuur läks külmaks. Pole ime, et Paulus ütleb, et olge tulised vaimus. Teie lambid põlegu. Amen. Ära kaota oma vaimulikku temperatuuri. See on see, mida meile siin öeldakse. Ja viimane kirjakoht on 2. Peetruse kirjast 1 ja 3. 1 ja 3 2. Peetruse kiri, mis ütleb siin niimoodi. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja voorusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et me nende läbi saaksime osa jumalikust loomusest. Vau, kui vägev, mida siin öeldakse. Aga siis on kui. Siis on koma ja kui. Sinu piiblis on samamoodi, kas pole nii? Kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu. Nii et siin on ka üks hoiatus selle kõige keskel. Ja need head asjad on ootamas sind, see on sinu pärand. Aga sõber, tea, et üks võitlus käib sinu hinge eest. Võitlus käib selle eest, et sa ei lõpetaks seda võidujooksu. Isegi kui sa oled teinud langus oma elus, ja ma olen teinud väga valesid samme oma elus ja läinud läbi meeleparanduse perioodidest. Aga kui sa oma elus jälle oma fookuse korda sead ja selle tee peal jooksed oma võidujooksu, siis sa pead hoidma seda fookust issandal ja hoidma, et keegi ei varasta seda ära, mis sulle on antud. Nii et need olulised 3 väikest viimast punkti jätta meelde on see, et püsi kursil. Amen. Teiseks, püsi lähedal, püsi Jumalale lähedal. 3, püsi valvel. Kui sa neid 3 asja hoiad oma elus fookuses, püsi kursil, püsi Jumalale lähedal ja püsi valvel. Ma usun, sa lõpetad hästi. Ja see on see, mida Jumal tahab sinu suhtes. Amen. Ma olen lõpetanud kõnelemise, tõuseme püsti. Meie ülistustiim, palun tulge. Halleluuja, tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Saalis on tunda sellist, nagu oleks halb film lõppenud ja nüüd on, lõpuks sai läbi. Õnnelik lõpp.
sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.